Sit ready. Attention. Ka see sõit on läinud kenasti siin lahti, aga oleme siin varasemast võlgu tütarlaste sama vanusegruppi finalistide väljaütlemise ja teavitamise. Liisa-Marie Lääne, Annabel Aron, Toovile Rimkute, Irina Budanova, Violeta Levinkova, Diana Pulaša, Charlotte Pree, Kadri Vilbaste, Anette Selma, Laura-Stina Kivistik, Laura Pohevitša, Adele Jaanits, Elise Tammi, Helene Dmitriev, Liisi Ohtla ja viimasena pääseb finaali Sanja Straždina. Aga mis toimub nüüd sama vanade noormeeste sõidus, siis siin on praegu väga kindel liider meil Aleksandr Ivlev. Masinal number 4, hetkel on läbitud 300 meetrit, 500 meetri keskmine tempo, koguni alla 1.30, nii et kui nüüd Aleksandr niimoodi suudaks jätkata ja mitte midagi tema tempos ega soorituses ei muutuks, siis tõmbaks ta täpselt alla 3 minuti piiri ja seda väga siis napilt. Kuidas kulges eelmine aasta selles vanuserühmas? Noormehed, kes mullu troonisid Olümpose mäel nii-öelda, siis on läinud juba siin vanemasse vanuserühma. Martin Kaljuste, Dmitri Mihhailov, Inks Šamanovits võistlevad siis siin alla 19-aastaste vanuse arvestuses, nii et troon on täiesti vaba. Ja siin Aleksandr Ivlev mullune eelsõitude põhjal siis 14. mees on hetkel tugevalt juhtimas. Tema järel Vladislav Žižov ja siis juba sisuliselt Vladislav Žižoviga ühel pulgal on Peeteris Škinkis. Kommenteerime ka natukene eelmise aasta finaalsõitu. Selle sõidu võitis Kristjan Lindsalu, toona siis tulemusega 3.06,6. Martin Kaljuste oli mullu teine mees 3.08,6 ja Rasmus Pihu 3.11,9-ga kolmandal positsioonil. Eelsõidust viis edasi veel aeg 3.23,1, nii et publikule siin ka kõnekas võrdlus eelmise aastaga, aga liider on siin hetkel väga kindlalt veel Aleksandr Ivlev. Lõpuaega saame siin ennustada alla 3.13, nii et tugeva eelsõidu on siin Aleksandr teinud. Eelmisel aastal eelsõidu parim aeg kuulus Martin Kaljustele tulemusega 3.10,4, nii et ka siin väike võrdlusmoment, mida saame tekitada. Aga lõpujoon on loetud meetrite pärast ja saab esimesena taastuma minna Aleksandr Ivlev. No on tõenäoline ja sisuliselt 100% kindel, et selle ajaga 3.13,1 taga finaali pääsme endale lunastab. Teine koht Vladislav Žižov 3.14,9 ja kolmandal positsioonil Romeo Mednis 3.15,6, nii et tegelikult on esikolmiku ajad märkimisväärselt kõvad ka siin eelmise aastaga võrreldes. Ka eelmisel aastal oli tugev sõit ja sisuliselt samasse auku need parimad ajad ka jäävad. Nüüd me õige pea läheme juba edasi järgmise eelsõiduga. Selleks on poiste B ehk et siis alla 17-aastaste vanuserühma teine sõit ja see stardib meil kell 11.50, nii et 8 minutit on sinna aega. Esimeses eelsõidus osalejad vabastavad õige kohe siin ka sõudemasinad, lähevad taastuma ja maha sõitma. Sit ready. Attention. Alla 17-aastaste noormeeste teine sõit on saanud lähte ja siin on siis täismaja koos ehk et kõik 16 masinat on hõivatud ja hetkel on liidrina startinud siin 2 noormeest, Andris Korzuns ja samal tasemel hetkel püsimas ka siis Jaanis Ansons, nii et Läti külalised on võtnud praegu siin kaksikjuhtimise.
läbitud on veidi üle 150 meetri ehk et ollakse alles võistluse algusfaasis. Ja siis tuleb juba tihedam rivi tegijaid, seal on Dmitri Poljakov, Richards Purgailis vastavalt siis 3., 4. positsioonil ja Elvis Pavulson ka Lätist sisuliselt samal tasemel, nii et 5 esimest praegu siis kellest rääkisime ja siis on juba suurem seltskond koos, aga läbitud kõigest üle 300 meetri, kolmandik vaid siis distantsis sõidetud, distantsiks on 1000 meetrit. 500 meetril peaks olema juba olukord, kus siis nii-öelda terad hakkavad sõkaldest eralduma ehk et tugevamad tõusevad esiplaanile ja need, kes tahavad finaali saada, no ma kujutan ette, et võiks olla 3-4 hulgas, kui meil on 5 sõitu ja loositud, usun, et üsna tase võiks olla nendel sõitudel sarnane, siis jah, selline 3-4 igast sõidust, kes seal eelsõidus on siis liidrid, võiks natukene mõelda siin ka finaalile, aga 5 sõitu kokku on, see on alles teine, nii et pikk päevatöö on siin veel alla 17-aastastel noormeestel ees. Hetkel on juhtimas, kui jäänud 400 meetrit Dmitri Poljakov, tema on masinal number 1 ja 500 meetri keskmine aeg, mis ka hetkel siis on arvetiekraanilt näha, on 1:37,6 ja samas kui kaamera jälgimas siin masinaid 1 ja 2, Theodor Mark-Jalakas ja Andres Korsuns, nii et nemad siin hetkel siis kahekesi liikumas. Viimane 200 meetrit on kohe-kohe algamas ja see 1000 meetri mõistes tähendab juba lõpuspurti, kui veel midagi võtta on, no vähemasti finaalis, aga siin küll nendel noormeestel, kes hetkel on esikolmikus, pole ilmselt probleemi finaali pääsemisega ja tõenäoliselt on mõistlik veidi ka oma jõuvarusid selleks õhtuseks suureks etteasteks säästa. Veidi üle 100 meetri jäänud Dmitri Poljakovi edu on siin ka veidi kasvanud ja teisel positsioonil Janis Ansons, 3. aga Richards Purgailis ja sealt nad siis kolmekesi tulevad, siis on juba veidi pikem vahe sees, kus siis Theodor Mark-Jalakas on 4. positsioonil ja kaotus siin hetke liidritele siis ligi 25 meetrit. Aga võitjana saabub finišisse Dmitri Poljakov, 3:16,2, tema järel Richards Purgailis 3:18,5 ja kolmandana, et siiski Janis Ansons 3:18,2 ja kolmas koht 3:18,5 sellest eelsõidust Purgailis. Veidi nõrgem oli selle eelsõidu aegade võrdluses siis tulemuste jada. Esimeses oldi veidi kiiremad, seal tase veidi kõrgem, aga selles plaanis ei ole vahet. Need, kes seal eesotsas olid, tõenäoliselt ka nende aegadega finaali pääsevad. Sit ready. Attention. Ka see sõit startis valutult. Selliste sprinterlike distantside puhul on alati see oht, et kiputakse vale starte tegema, aga üldiselt on sportlased väga teadlikud, mida see võib endaga kaasa tuua. Kui teed teise vale stardi, siis saad nii-öelda punase tule ja pead võistlusest kõrvale astuma. Aga täna, 3 korda sülitame üle õla ka, ei ole vale starte õnneks juhtunud, nii et väga distsiplineeritud on võistluspäev siin alanud ja hetkel siis on käimas poiste vanuserühma, alla 17-aastaste vanuserühma 3. eelsõit. Seda sõitu on juhtimas Titas Mažanauskas, Leedu külaline ja masinal number 3 on ta liikumas, kui kaamera praegu on hetkel siin järgimas siis masinaid 15-16, vastavalt siis Reinis Fels ja Jorens Zeiers. Ja siin me näeme, et Mažanauskase edu on ajapikku kasvamas, 350 meetrit on hetkel läbitud, kui 3. rojal ta seal uhkes üksinduses liigub ja täiesti võrdselt sisuliselt on liikumas siin teisel 3. positsioonil Andreas Karl Kivistik, Egilis Kukša, nii et on esimesed 3 siin eraldunud järgnevatest, aga ka Lauris Lindres Sils Lätist on number 4. veel
tugevat sõitu tegemas, on hetkel liidrist maas umbes 20 meetriga. Üle poole võistlusmaast on läbitud. On hetkel siis tugev töö vaja veel siin teha, et minna taastuma. No esimesed, usun 3 ka finaali pääsme võiksid selle sõidupildi põhjal lunastada. Kindlasti teeb seda Titas Mašanauskas, sest et hetkel rihib ta lõpuaega veidi alla 3 minuti 11 sekundi. Aga siin on väga hästi edenemas ka Andreas Karl Kivistik, kes siis hetkel hoidmas 500 meetri keskmist aega veidi üle minuti 37 sekundi ja kui niimoodi suudab jätkata, siis ka alla 3.15 võiks ta tõmmata. Veel kord on pastik meelde tuletada, kuidas läks eelmisel aastal. No eelmisel aastal viimastena pääses tulemusega 3.23,1 finaali Maksim Kajalin Narva spordikoolist Energia. Nii et väikeses võrdluses on võimalik ka siin ennustada tingimustel, et on poiste tase jäänud umbes samaks, et siis aeg veidi üle 3.23 võiks finaali viia. Aga see on puhtalt ennustus, sest et veel on ju mitu sõitu siin ees. 5 sõidus see on alles 3. Titas Mašanauskas on oma edu siin hoidnud. Andreas Karl Kivistik on tegemas tugevat sõitu, kaotamas siis hetkel liidrile umbes 12-13 meetriga. Ja nagu näeme, siis 3.11,1 Titas Mašanauskasele. No sisuliselt tase sama nagu eelmisel aastal siin parimate eelsõidu aegadega ja noormees läheb kindlalt selle tulemusega finaali. Aga väga tubli on ka Andreas Karl Kivistik, tema tulemus siis eelsõidus 3.14,7. Lauris Lindros-Schilds on 3.18,8 kolmandal positsioonil. No ka see aeg peaks finaali viima. Ja kas ka finaali pääseb Raivo Kaigals, tema tulemus 3.19,7. See võib juba olla küsitav. Veel enam on küsitav 5. koha aeg 3.21,9 Egil Kuksa oma, sest et väga tihe on konkurents selles võistlusklassis, kõige tihedam üldse. Kaasa teeb 72 atleeti, nii on kohtunikud siin informatsiooni jaganud ja Sit ready. Attention. Ka siin läheb start valutult. 4. eelsõit alla 17-aastastele poistele. Väga tihe konkurents eelülesandmise põhjal 72 atleeti erinevatest Eesti sõudeklubidest kaasa tegemas. Lisaks ka arvukalt väliskülalisi eelkõige Lätist, aga ka Leedust. Ja 16 paremat vaid pääsevad siis õhtusesse finaali. Ja siin ennustasin ka varasemalt, võttes aluseks eelmise aasta tulemusi, siis kui tahta finaali saada, on 1000 meetril vaja sõita vähemalt 3.23. Kes sellega hakkama saavad või tahavad saada, need peavad piltlikult öeldes igas eelsõidus mahtuma sinna 3-4 parema sekka, sõltuvalt muidugi ka sõitude võrdlusest, sest tase muidugi on erinev. Aga siin praegu on tublisti liikumas Mark Kiradi, tema siis masinal number 8 ja hetkel 300 meetrit on läbitud, 500 meetri keskmist tempot on arvuti näitamas seal minut 36 peale, kui selle ajaga nüüd jõuaks lõppu või kui selle vormi pealt ja sellise jõuga kannataks lõpuni sõita, siis võiks lõpuaega ennustada seal 3.12-13 vahele, nii et see on kindlasti aeg, mis siis finaali viib. Aga on Uku Siim Timmusk tugevalt seal hambaid näitamas Mark Kiradile ja 5 meetrit on hetkel siis vaid see kaotusseis, nii et sisuliselt noormehed liiguvad võrdselt. Jan-Sander Klein on ka tublil positsioonil, hetkel 3. koht selles eelsõidus ja 14. veel tema liikumas, kui siin nüüd meie kaamerapilt on jälgimas siin järjest näiteks masinat number 14, seal on tõmbamas Jan-Sander Klein, noormees kes siis praegu on 3. positsioonil ja tundub, et see võiks olla küll nüüd aeg, kui ta suudaks niimoodi lõpuni ka sõuda, mis võiks tema finaali viia. 14 meetrit on hetkel siin kaotusseisu Mark Kiradiga masinal number 8 ja nagu mainitud ka siis Uku Siim Timmusk hoiab 10 küünega seal Kiradi tempost kinni, on 4 meetrit hetkel kaotusseisus. Siin aga liidrite peal kaamera hetkel on
numbril 8 siis seesama Mark Kiradi sinises särgis ja number 9 on Uku Siim Timmusk. Nemad on selle sõidu liidrid ja tõenäoliselt ka finalistid. Lõpuajad peaks tulema sinna 3:15, 16 peale ja need ajad kindlasti peaks ka finaali pääsme õhtusesse programmi tagama. Jan-Sander Klein masinal 14 on kolmandal kohal hetkel ja nüüd me näemegi selles mustas D-särgis number 14 on Jan-Sander tegemas ilusat tööd. Kas hakkab ka liidritega seal vahet vähendama? No see on veidi riskantne, olles juba tegelikult üsna veendunud, et pääseb ta finaali, võtta veel eelsõidus ette selline lõpurünnak, sest et tegelikult finaal tuleb sõita alles õhtupoolikul ja taastumine võtab kohati päris palju aega. Aga selle sõidu võitja Mark Kiradi ja tema siis rajal number 8 lõpetas ja 3:15,3 ja tema järel juba ka 50 hiljem siis Uku Siim Timmusk, kellega nad koos liikusid ja eks päris raske tundub see eelsõit oli, võtab võhmale küll ja eks sealt ergomeetrite pealt üles saamine võib olla päris keeruline. Sit ready. Attention. Ja viimane eelsõit noormeeste 15-16 vanuserühmas ehk et siis rahvusvahelises terminoloogias U17 ja siin on väga tugevalt otsustanud kohe alguses rünnata Danil Ovsjannikov. See on viimane sõit, noormehed teavad eelmise 4 sõidu konkurentide aegu ja Danil on siis masinal number 16 võtnud kindla liidripositsiooni. No selles mõttes huvitav mees, et tulnud jällegi järgmisesse vanuseklassi, oli eelmisel aastal ta ju alla 15-aastaste konkurentsis ja seal kõrgel kohal, nii et kas nüüd vanemate kolleegidega suudab siin kohe esimesel vanuseklassi aastal rinda pista, eks see on küsimus ja igal juhul tema taktika on see, et ta kohe algusest võttis siis liidrolli, aga nüüd me näeme, kus ka U15 vanuserühmas veel eelmisel aastal sõitnud Leo Muiste, Viljandi Sõudeklubi noormees on võtnud hoopis liidripositsiooni enda kätte ja Leod teame ju seetõttu, et võitis tema just eelmisel aastal noorema vanuserühma võistluse ja on nüüd kohe siin võtnud ka sihikule jõuda kõrgele vanemas grupis. No hetkel on 500 meetri keskmine veidi alla 1:39. Kui sellise tempoga jõuaks lõpuni kannatada, siis peaks aeg tulema sisuliselt sinna 3:20 peale. Ta päris piiri peale ei ole, et finaali pääseda, aga eks ta seal finaali pääsejate lõpuossa võiks ennustatult jääda, aga veel kord, see on puhas ennustus, sest et siin on sõita 450 meetrit veel ja eks me siis peale seda sõitu saame ka välja kuulutada, kes need 16 finaali kohta pälvinud sportlast on. On väga põnevad sõidud olnud, tuletan veel meelde, et tegemist on kõige põnevama konkurentsiga selles mõttes, mis puudutab osalejate arvu ja sportlikku ühtlast taset, sest et ühtekokku startis üle 70 osaleja ja siin me näeme, kus siis masinat number 14 on hetkel, number 11 on jälgimas siis ka kaamera ja tema ongi Leo Muiste Viljandi Sõudeklubist, mullune noorema vanuserühma võitja on hetkel kindla liidrina siin liikumas. Tempot on suutnud Leo kenasti hoida, isegi veidi tõsta ja hetkel siis alla 1:38 ehk et 1000 meetri lõpuaega silmas pidades sinna 3:15-16 vahele võiks siis see aeg tulla. Danil Ovsjannikov, kes kõige teravamalt alustas, tema masinal number 16, aga hetkel siis oleme jälgimas Leo Muiste tegemisi. Aga number 12, kes tal seal kõrval on, Marat Karkanov, kes ei ole ka mitte halval positsioonil, kuigi selle ajaga, mis võiks tulla tal siis sinna alla 3:26, ei pruugi finaali pääseda ja tõenäoliselt ei pääse, on Margat siiski pildil. Aga Leo Muiste 3:15,5 ja see peaks olema nüüd küll tulemus, mis ta finaali viib. Kuulete, siin lärm on päris kõva, väga palju kaasalaid ja publikut Danil Ovsjannikovile 3:22,8 ja kolmas koht 3:24,9, nii et üsna piiripealsed ajad need on, aga õige pea saab ka teada, kes siis need 16 finalisti on.
ja siin veel viimased osalejad viimaseid liigutusi tegemas. Hetkel on rajal külalised Pulkis ja Kozlovskis siis Läti sõudeklubidest. Sit ready. Attention. Ja start õnnestus siingi kenasti. No kindlasti tasub vaadata taas keskmisi radu. Pealtvaatajatele väike vihje, et eelsõitude põhjal on tehtud ka atleetide paigutus ja need, kes olid eelsõitudes kiiremad, nemad on paigutatud ka areeni keskele, peamiselt siis masinad 5-8 ja siin vaieldamatult sõidu favoriit on Masanauskas, Titas Masanauskas, kes on siis Leedu võistleja, eelsõidus parima ajaga lõpetanud mees, aga loomulikult ka Aleksandr Ivlev masinal 8, aga miks mitte ka Hans-Karl Kivistik, Vladislav Zižov, nii et tugevaid tegijaid on selles sõidus palju. Kuigi praegu on näha, et 250 meetrit, kui on läbitud, siis on Masanauskas võtnud liidripositsiooni, aga ei anna alla seal Aleksandr Ivlev. Tegelikult on nad täiesti võrdselt tulemas. No küll nüüd arvuti näitab, et Masanauskasel on 2-3 meetrine edu. Kes on kolmas? No kolmas mees on Leo Muiste, Viljandi sõudeklubi ja mullune nooremate vanuserühma võitja ja teeb tegusid oluliselt vanemate härrasmeestega, sest et see aasta siin noorte klassis maksab palju, aastaga võib palju muuta ja Leo Muiste seda näitab. Kas aga Leol on nüüd võimu ohustada ka Titas Masanauskas? No see hakkab peagi selguma, sest veidi üle 450 meetri on minna ja tundub, et see Muiste on vahet ka veidi vähendamas. Sõuab ta seal 6. võistlusrajal, samas kui kaamerapilt on radasid 8-9 hetkel jälgimas siis Ivlevit ja Masanauskast ja Masanauskas on selles rohelises Leedu koondise kombinatsioonis seal hetkel siis ekraani keskosas kenasti tõmbamas ja näha. Aga tundub, et mees hakkab väsima. Tundub, et Masanauskas kipub seal veidi kangestuma ja kas see nüüd on võimalus Leo Muistele? Vaatame, mida suudab Viljandi noormees rajalt number 6. No see vahe ikkagi püsib ja 250 meetrit on minna, sellega veel jõuaks 7 meetrit tagasi teha, aga tundub siiski, et Masanauskas on hoidmas hambad ristis seda vahet ja nüüd ka veidi suurendamas ja Masanauskasel on tõeliselt raske seal, aga tempot alla ei lase. Üsna kramplik on see tema tõmme ja Leo Muiste, kas suudab nüüd ära kasutada neid hetki ja valusalt Leedu kolleegi nõelata. Kui see juhtub, siis peab see juhtuma nüüd, kohe ja praegu, aga 7 meetrit seda vahet on püsinud ja me võime hakata õnnitlema leedulasi võidu puhul, sest et Titas Masanauskas on jo minemas alfa võidu poole ja sealt see tuleb. Titas Masanauskas on alfa meister aastal 2017. 3.04,4. Leo Muiste, palju õnne Leole ja tema treeneritele ja abilistele. 3.06,0 ja kolmas positsioon Andreas Karl Kivistik 3.09,4 ja tegemist on siis ka Viljandi noormehega, nii et Viljandile siin korralik auhinnasadu, nii et 3 poodiumi kohast lausa 2. Palju õnne viljandlastele!